Kallaste hostelis on meil väga jõus taaskasutuse teema, et kõik mööbel, mitte päris igapäevaselt kasutatud pesu, aga kõik mööbliesemed, kardinad, kõik on tulnud kuskilt varem kasutatud kas hotellidest, suurematest organisatsioonidest, kes on hakanud mingit sisustust muutma, aga nende sisustus on täiesti heas vormis veel olnud, et oleme seda edasi kasutanud. Sööklas on meie põhirõhk kasutada kohalikku toorainet, kalast juurviljadeni. Eelistame siis hulgipakendi põhimõtet, et vältida pakendi teket. Sorteerime biolagunevad jäätmeid pakendijäätmetest ja biolagunetele jäätmetele tuleb kohalik talunik järgi. Takistuseks rohelisele mõtteviisile võib olla arusaamatus kollektiivisiseselt, et kui minul on üks arusaam, et kuidas seda viia siis ka kolleegideni, et ka nemad minust üheselt aru saaksid. Hostelis on jällegi see teema, et kuidas viia läbi teavitus klientideni, et vetsus tuleb tuli alati ära kustutada enne seda, kui sealt väljutakse. Et just see teavitustöö ja omavaheline koostöö ja ühene arusaam. Tegemisele aitab kaasa just see, et näiteks kohaliku tooraine alal, et ongi suur valik ettevõtteid, kust saabki võtta kohalikku toorainet. Siis tegelikult selle teema populaarsus võib-olla, et kuna see on nii õhus praegu, et tahaks ju ise ka olla sõnakuulelik kodanik ja kui kõik teevad, siis tahame meie ka. Kohalik valitsus võiks kaasa aidata just teavitustööga, et inimesteni üheselt jõuaks info sellest, et olla rohkem keskkonnasõbralikum või kuidas jäätmeid sorteerida ja samamoodi ka kui ürituste põhjal vaadates, et võib-olla olekski juba regulatsioonid, et kõikidel oleksidki asjad üheselt arusaadavad.